Tere hommikust! Nii tore on olla siin Tabasalu kardirajal. Oi, me hakkame täna, kuidas see kaamera härrad ütlesid, hullu panema. Kui me muidu oleme pannud Alfa Romeo Stelvio proovile, et kuidas ta saab ringrajal hakkama ja nii edasi, siis täna me paneme proovile selle ühenduse, selle juhi ja selle auto vahel. Mina olen Reigo Ahven, olen Alfa Romeo brändisaadik Eestis. Mina olen Hardo, United Motorsi töötaja, tegelen sõidukite ettevalmistamisega. Ja meie hakkame omavahel võistlema. Kujutate ette, mina pargin, nagu tubli amatöör. Enam-vähem saan pargitud. Aga see härra tunnetab, nagu Batman tunnetab kõikide autode gabariite. Nii et põhimõtteliselt on suhteliselt nagu selline Taavet ja Koljat, aga ei ole midagi, mina väljakutsed ei karda, nii et proovime. Aga et teil oleks natukene lihtsam jälgida, mis siin toimub. Meil on siis 3 põnevat kategooriat. Esimene on külgboksi parkimine, aga silmad kinni. Teine on sellise tagurdamiskaameraga, ainult sellega. Tagurdamine, täppis tagurdamine. Ja 3. on kõik see põnevam, see on üllatus. Siis näete, kui me klipiga nii kaugele jõuame. Nii, lähme proovime. Naksti hakkabki väljakutse number 1. Tähelepanu, valmis olla. Läks! Mine mitte midagi. Nii, pane korraks seisma, tule analüüsime olukorda. Ütlen ausalt. Mina ütlen ausalt, et ma ei saa aru, mis need koonused sulle on teinud, et sa kavatsid lõmastada. Kas lähme proovime uuesti või? Ja siin peab uuesti proovima, jah. Katse number 2. Davai, ma hoian pöialt. Läks! Sellise väljakutse on välja mõeldud. Ütleme, see klipp võib kujuneda selliseks nagu iimse reliikvia pikkuseks klipiks. Ega väljakutsed ongi väljakutsed sellepärast, et nad ei ole väga lihtsad. Ja teinekord ei pruugigi õnnestuda. Luba ma proovin ka, see on väga põnev. Valmis? Jaa. Nii, start. Oota, mul oleks valesti, ma pean need prillid ka ära võtma. Pane 0. Nii, tähelepanu, valmis olla. Läks. Hopsti. Kuulge, see on võimatu ülesanne ju. Mulle on alati meeldinud sellised katsed, mis lähevad võssa, sest sedasi me saame midagi uut teada. Enda kohta, kõikide muude asjade kohta. Selgus, et kinnisilmi parkimine ei ole hea mõte. Ja see on hea, et me selle ära proovisime, siis me saame kõikidele öelda, et ärge seda tehke. Aga nüüd proovime teha hoopis sellise katse, et kas Ahven saab külgboksile pihta silmad lahti või ei saa. Ma arvan, et saab, aga ei luba midagi. Pane stopper käima, vaatame, mis saab. Läks. Stopper kinni! 23 sekundit ja 34. No pole paha. Nii, tähelepanu, valmis olla. Läks! Palju mul oli? 23-34. No sul oli 23-34, nii! Tegelikult ei olnud. Mina võitsin. Sellest ei ole midagi. Nüüd challenge number 2 on järgmine. Meil on siin koonused, nende vahel tuleb slaalomit sõita, tagurpidi ja ainult, nii nagu Teneti filmis Laagna teel. Ainult kaamera kaudu. Kas oled valmis? Valmis. Kodumaa nimel. Start. Nagu tagurdamiskaamerad joonistab ju ette mulle nüüd rohelised paelad. Praegu ei läinud nii hästi. Minut 16. Pole paha. Nii, valmis jah, tähelepanu. Valmis. Valmis olla. Läks. Vastik, kui kellelgi tuleb nii hästi välja. Ära kiirusta. Rahulikult. Stop. Ei küllalt halb. Jõudis kohale pool minutit varem. No davai. 1-1 on siis. Ja nüüd me liigumegi 3. challenge'i juurde, milleks oli üllatus. Et nii nagu elus ikka võib juhtuda, näiteks võib igat inimest tabada kurg koos lapsega.
ja siis on vaja olla veendunud, et lapsega koos reisimine on maksimaalselt turvaline. Ja maksimaalselt turvaline on ta siis, kui see tool on kinnitatud autosse, eriti hea, kui oleks Isofix ühenduste külge. Ja nüüd tulebki ülesanne. Ma saan aru, et sinul lapsi pole. Mul on 3. Mina võidan. Või no vaatame, kuidas läheb. Valmis? Valmis. Tähelepanu! Valmis olla? Läks! Ma küll tahaksin aidata ja ukse lahti teha, aga ei aita. Kene. No ütleme, et 20,5. Tule ära ütle. Ja mitte ühtegi, ütleme, ebatsensuurset sõna ma ei kuulnud, mis on ka väga tubli. Nii, minu kord. Start. Ops! Ja juba läheb, oodake. Nii, ühe käega. Näete, jah, tehnika, jah. Opsti. Valmis! 19, 98. Ma võitsin! Meil on olnud 3 väga huvitavat challenge'it, millest ma enam-vähem aimasin, aga nüüd ma saan aru, et te olete ette valmistanud mulle mingi erilise prääniku. Lisaülesande, jah. Nii, ja lisaülesandeks on see, et lähme autosse ja otsime üles, kunas on järgmine hooldusaeg autol tulemas. Et siis panna kirja need nagu päevad, mitu päeva on jäänud ja kilometraaž. Ja veel 3. asi on lisaks rehvirõhud. Selge, ma ei karda midagi. Kas sul stopper on? Stopper on olemas. Vaatame, kas on alla tunni. Ma pean ütlema, et esimene O-võtt läks praegu kenasti. Ahah, see on see kilomeetri pärast. Rehvirõhku, kulge mööda minnes. Stopper kinni! Nii. Raporteerin. Järgmine või see korraline hooldus on 12 919 kilomeetri pärast. Parema esimese rehvirõhk, parema tagumise rehvirõhk ja vasaku tagumise rehvirõhk on 2,4 paari, aga vasak esimene on 2,3. Ai. No aga see on väike viga. Ajaks tuli minut 7. Näete, et tegelikult ikkagi üsna kasutajasõbralik. Aga oota, ma olen kuulnud, et meil oli siin võistlus ja kui me lõime kokku, siis oota, mulle, ütleme, võita mulle meeldib. Kas napilt, aga ma ikkagi panin vist selle peo kinni? Selle viimase selle ülesandega, 1 sekund. Jaa, aga ma pean tunnistama, et sa panid vingi. Palju õnne. Aitäh. Teeme seda jälle. Aga teie, kallid vaatajad, tulge vahepeal United Motorsisse. Ma isegi tean aadressi, see on Reti tee 4, on ju. Enne Tartusse minekut pöörake hopsti ja tulge vaadake väga ilusaid Alfa Romeosid, seal on teisi ilusad autosid ka, aga mina soovitan eriti istuge korraks Stelviosse, võtke see 20 minutit, minge tehke proovisõitu ja te ei kahetse. Ja omavahel öeldes, seal on praegu üks Alfa Romeo Stelvio Quattrifoglio, mis on selle planeedi kõige väledam linnamaastur. Igatahes, aitäh vaatamast, olge tragid, näeme vast!